hästi hea meel, et ma sain lõpuks tuua siia oma sõbra, kes ette valmistanud teile sellise slideshow. See on selline vaikne mees, eriti suure jutuga ei ole, ise eriti rääkida ei taha. Mul on hea meel teie ees siin olla. Minu nimi on Meelis ja tulen ma Kaiust Raplamaalt. Nagu te näete, olen ma teistsugune inimene kui teie siin. Teie saate kõndida, jooksta, rääkida ja see on tavaline teie jaoks. Aga mina ei saa jooksta, rääkida ning teha muidki asju. Aga sellegi poolest ma räägin arvuti abil ja veelen ratastoolis. Saan ma kasutada normaalselt ainult oma paremat jalga. Ma ei saa ka kõnelda ning vajan igakülgselt kõrvalabi elus vajalike toimingute tegemiseks. Peaks ütlema, et mul silmad polnud ka nii palju ameteid, kui mul on olnud. Enamus kindlasti tunneb mind kui maalikunstnikku. Näiteks, kuidas administreerida interneti servereid, luua kodulehti, programmeerida rakendusi, teha kunstniku tööd. Neid asju on lugematul hulgal, mida ma olen omandanud iseseisvalt. Ja tegelikult ma õpin pidevalt töö käigus ning see õppimismeetod mulle endale meeldib. See ei ole selline mingi kõnesüüte saatel, mida meil saab kasutada selleks, et teiega suhelda. Räägib varba keeles. Tähti te tunnete? Teeme meile väikse katsetuse. Võta meile kirjutab sulle mingi lihtsa sõna, vaata, arva ja kui sa arvad tähe ära, siis ütle ja tule vaata, sa pead nägema mida? Tema paremat jalga. Nii. L. Proovi uuesti. P. Keegi ütles? T. Vaata edasi. T. E. Ma pakun, et E. Jaa. Nii, lähme edasi. Nüüd ei arvata sõna äkki ära ka. Ja nii käibki tihtipeale mellaga. Mina olen ka saamatu. Kui ma käisin neil külaskaius rohkem, siis ma olin juba kärmem lugeja. Aga Meelise vanemad muidugi tabavad lennult, vist esimene 2 tähte on olemus ja juba on sõna teada. Et sellega harjub ära, see on vilumus, see on harjumus. Aga esialgu on see päris keeruline. Nii, nüüd on mul teile selline palve. Saaks meilalt midagi küsida, teada, mis tekitas teil siin selle tutvustuse sees põnevust, siis sa tahad vastata meile sütte saada. Tere tulemast Mella tekst kõnesünteesi veebilehele. Hoppvärk. Nii, Antero. Aga 8. Te võite olla vaadata, kuidas peab elus hakkama saama, kui sa kasutad ainult paremat jalga. Varba keeles. Ja maha kirjutabki tähti. Pliiatsiga saab ka ju kirjutada. Pliiatsiga saab joonistama. Ja saab kirjutada ka. Näete, seal on hääle valimine. Praegu rääkis Tõnu sinu eest. Lase nüüd Eeval ja Liisil ka midagi öelda. Kui jätkab ju süüa tegema ja... No nii, leidnud Maali konkurs, mida on leidnud. Teile see pilt meeldib? See on nii lahe.
mina ei oska nii joonistada, et see nagu peegeldus. Peegeldus hea tegelikult. Sest see on nii ilusalt maalitud ja see peegelpilt on nagu täpselt samasugune. Mulle meeldib sellepärast, et see on nagu hästi järele tehtud. Aitse Markus, mis teile see meeldib? Mulle meeldib sellepärast, et see vesi on nagu täpselt nagu peegelpildis nagu selle maalil. Kas keegi inglise keeles midagi oskab öelda? Mulle meeldib sellepärast, et see on nagu reaalne ja ilus. Mulle meeldib sellepärast, et sellel on ilusad toonid ja see peegeldus on ka nii ilus. Marten, mis sulle selle pildi juures meeldib? Jõgi? See on laste suur lemmikpilt. Aga me näitame Mellaga ühe tantsu vahetuse mõttes. Kuna Mella juba siin on, ema käes võite pärast vaadata, see on maailmameistrivõistlustelt Tšehhimaalt toodud kuldmedal, see, mis talle seal kaela riputati. Tegemist on valsiga. Someone must be like a fool tonight, knowing they let you go. Someone is wishing they've done you right, regretting they hurt you so. Now that you're here in my loving arms, forget all your yesterday. Someone must feel like a fool tonight for letting you slip away. When I see the moon shining in. Aga nüüd läheb siis lahti kunstiliseks töötoaks. Kuidas läheb, Angelika? Hästi läheb, meeldib sulle nii? Sa pead kõiki jalgadega tegema, sa ei tohi käsi kasutada. Võtamad see segamus on sul ka varrastega. Unustasin paperi. Te peate kõiki varvastega tegema. Ma ei saa seda. Ma saan ka varvastega, muidugi. Oota, ma panen nüüd selle peale. Mis sul siin? Uue paperi. Ma olen teinud üle nii kollane. See kollane. Kuna see kohati Normaal. vaata, mida Nagu... Marten, sul on näpud abiks. Püüa ainult varvaste vahel hoida. Gerdi varbad on need. Mis? Mul on siin nagu mingi riigilipp mul. Ei ole või? teen. Teed või? Väga surrealistlik. On vahva niimoodi või? Siin on Kõrvits ja lillevaas. ja täitsa kõrviks. Lilled on igal juhul juba hakkavad vaasi tulema. Jah. No igal juhul mulle paistab, et teil on täitsa
Aga maalisid või? Jaa. Väga äge. Näed, kas juba töö on valmis või? Nii, Angela, mida sa... Siis tuleb seest ära öelda, kas seest värvimine on väga raske. Seest värv on ja mis sul siin valmib? Ma ei tea. Igal on väga huvitav. See on juba ka tehtud sinul? Oo, sul juba teine maal. No täitsa... Mul on ka teine maal. Kuule, see on ju... Kass. Või koer, ma ei tea. Mida sa... Aha, sa teed järgi. Nii, Eliise, mis sinu siin on kujutatud? Lihtsalt joonistasid? Kas õde ka aitas? Tema joonistas selle. Õde joonistas selle, no näed. Suu! Kaari! See käib süsteemi. Näita. Õpetaja ka jääb. Nii, Johannes, mis sul siin valmib? Selline. Sul on siin... Inimene, puu ja ma teen mängult taevas. Ahaa. Edasi järgi. Üle peale. Siia teisele poole siia. Tagasi. Trojan. No ja koordinatsiooniharjutus, jah? Jaa. Mina tahan igale lapsele anda 2 järjehoidjat ja siin sülje taga on ka väiksed kaardid, mida kinkipaki külge saad panna, kui sa kellelegi kinki teed. Et praegu on nad niimoodi koos, aga siis sa saad nad lahti räpida ja siis saadki kasutada ära ilusasti järjehoid. Nii et igaüks saab praegu lugeda. Aga rääk, kelle tehtud ja mismoodi need tehtud on? Need on ka kõik tehtud kas suuga või jalaga. Ja rohkem on neid inimesi, kes suuga maalivad. Jalaga maalijaid on natuke vähem. Ja nii palju veel, et seal ühingus üle maailma on praegu kuskil 800 kunstnikku. Eestis on 3 kunstnikku. Ainult 3 kunstnikku on Eestis. 2. Ise võeti ühingusse. Võib-olla mõnelgi teist on koos olnud selliseid postkaarte, vahel tuleb. Näed, meie kooli kutsiga. Tänukiri. See on sulle ka vaatame, et panen sulle varba vahele. Paneme siia. Ja siis on siin üks igati armas tore käsitöö. Südamest sinule on peale kirjutatud. Kuidas te seda peres nüüd jagate? Arvan, naisterahvastele lähevad ilusad asjad kaela ja mehed siis jagavad omavahel seda puitu. Panen selle kätte, kus sulle siia. Hoia. Ja vaats kellelegi ära ei anna. Ei anna. Meelaga on hästi tore rääkida selles suhtes, ta kunagi ei vaidle vastu. Ja kui olen nõus, jah, ta teeb niimoodi, kui ei ole, teeb nii, aga hea esikaaslane. Aga siin on meilale ette sünnipäevakaart sportsivõimist näituse korraldada. Sul on täna terve õhtu läbi lugemist, aga see on näiteks 4. klassi pilt. Kogu 4. klass kambaga tegi. Terve klass. Meil on 4. klassis 2 õpilast. Ja siin on siis kõigi teiste kaardid sulle sünnipäevaks, kõik on kirjutanud oma head soovid ja teinud kunsti. Ma väga vabandan, see on kätega tehtud kunst. Vaheluse mõttes sulle. Nii et hoia nüüd oma seda varatust, palun kinni ja ära seda kellelegi jalgu. Nii et me saime sulle vastu ka kunsti pakkuda. Aitäh teile lapsed, aitäh Meelisele ja tema perele, et nad nii kaugelt siia kohale sõitsid. Ma loodan, et meil oli hästi tore päev.
teistmoodi reedel, siis on niisugune vahva sõbranädal niimoodi ära lõpetatud.